Salaaed, 4. peatükk, 2. osa. Kui Marta oli läinud, pöördus Meeri alla mööda alleed, mis viis väravani põõsast taras. Ta pidi ikka veel mõtlema aiale, kus keegi polnud käinud 10 aasta kestel. Teda huvitas, milline see küll on ja kas seal on veel elavaid lilli. Heki värava taga leidis ta end suures aias, kus olid avarad muruplatsid ja keerlevad alleed ääristatud kärbitud põõsastega. Seal oli puid, lillepeenraid ja veidrakujuliseks kärbitud hallid ilupuid ning keset aeda asus suur tiik vana halli purskkaevuga. Ent lillepeenrad olid paljad ja talvised ning purskkaev ei töötanud. No see igatahes polnud suletud aed. Kuidas võib üks aed olla suletud? Sinna võib alati sisse minna. Meeri mõtles parajasti selle üle järele, kui ta märkas, et jalgraja lõpus, mida mööda ta sammus, paistis pikk müür, mis oli luuderohuga üle kasvanud. Meeri polnud küllalt tuttav Inglismaa aedadega ega teadnud, et see on köögiviljaaed, kus kasvavad viljapuud ja aedviljad. Ta läks müüri äärde ning leidis luuderohu vahel rohelise värava, mis seisis avali. Nähtavasti polnud see suletud aed ja ta võis sisse minna. Ta astus läbi värava aeda ja nägi, et see on igalt poolt müüriga ümbritsetud ning et sellele järgneb veel mitu müüriga ümbritsetud aeda, mis kõik paistsid olevat üksteisega ühendatud. Ja ta nägi teist rohelist väravat, mille vahelt paistsid põõsad ja teeraja talviste aedviljapeenarde vahele. Viljapuude ladvad olid pööratud vastu müüri ning mõningate peenarde kohal olid klaasraamid. Kui Meeri seal seisis ja vaatas, näis koht talle paljas ja kaunis inetu. Siin võis olla enam suvel, kui kõik on roheline, kuid praegu polnud siin midagi kaunist. Sel hetkel ilmus teise aia väravast vana mees, labida sõlal. Meerit silmates näis ta üllatuvat, siis puudutas oma mütsi. Tal oli pahur vana nägu ning ta ei paistnud pisematki rõõmustavat Meerit nähes. Kuid ka Meeri polnud rahul tema aiaga. Ka temal oli jonnijürilik ilme ning ta ei paistnud samuti pisematki rõõmustavat vanamehest kohates. Mis koht see on? Küsis ta. Üks köögiviljaaedadest, vastas mees. Mis on seal? Küsis Meeri, osutades teisele rohelise väravale. Teine neist, vastati lühidalt. Teisel pool müüri on jälle üks ja selle kõrval asub viljapuaed. Võin ma nendesse minna? Küsis Meeri. Ole hää, aga ega seal midagist näha ei ole. Meeri ei vastanud. Ta sammus mööda jalgrada edasi ja astus läbi teise rohelise värava. Seal leidis ta ees veel enam müüre, talvist aedvilja ja klaasraame, ent teises müüris oli roheline värav, mis polnud avatud. Võib-olla see viiski aeda, mida keegi polnud 10 aasta kestel näinud. Meeri polnud sugugi kartlik laps ning tegi alati, mida tahtis, seepärast läks ta rohelise värava juurde ja surus lingile. Ta lootis, et värav ei avane, sest ta oli kindel, et on leidnud saladusliku aia, ent värav avanes päris kergesti. Meeri astus sellest läbi ning leidis end viljapuaiast. Ka see oli piiratud müüriga, mille vastu kasvasid puud. Oli paljad viljapuid, mis kasvasid talvises pruunis rohus, ent kuskil polnud näha ühtki rohelist väravat. Meeri otsis seda igalt poolt, sest aeda astudes oli ta tähele pannud, et müür ei lõpe viljapuaiaga, vaid ulatub sellest kaugemale ning võtab enda alla ka teisel pool tüki maad. Ta võis üle müüri näha puulatvu ja kui ta seisma jäi, märkas ta kõige kõrgemal ladvaoksal helepunase rinnaga lindu, kes alustas äkki oma talvelaulu, justkui oleks ta Meerit silmanud ja hüüaks teda. Meeri peatus ja kuulas. Linnu rõõmus sõbralik vilistamine tekitas temas meeldiva tunde. Isegi ebameeldiv väike tüdruk võib tunda end üksildasena ning suur suletud maja, suur paljas nõmm ja suured paljad aiad äratasid meie väikesest tüdrukust tundmuse, nagu oleks ta ainuüksi maailmas. Kui ta oleks olnud õrnasüdameline laps, kes on harjunud, et teda armastatakse, oleks ta ahastusse sattunud. Ent isegi Meeri oli rusutud, kuigi ta oli Preili Meeri Jonnijüri
ja helepunase rinnaga väike lind tõi ta pahurale näole ilme, mis sarnanes peaaegu naeratusega. Ta kuulas lindu, kuni see ära lendas. See polnud selline nagu India linnud. Meerile ta meeldis ning ta soovis teada, kas ta näeb teda veel kunagi. Võib-olla elab ta seal saladuslikus aias ning teab sellest kõike. Võib-olla seepärast, et Meeril polnud midagi teha, mõtles ta nii palju maha jäetud aiast. Ta oli väga uudishimulik ning soovis näha, milline see aed küll on. Miks oli Sir Archibald Craven võtme maha matnud? Kui ta armastas oma naist nii väga, miks vihkas ta siis seda aeda? Meerit huvitas, kas ta näeb kunagi Sir Cravenit. Ent ta teadis, et kuigi näeb, ei salliks ta Sir Cravenit. Samuti ei salliks viimane teda. Ning ta teadis ka, et ainult seisaks, põrnitseks oma sugulasele otsa ega ütleks midagi, kuigi tahaks ise hirmsasti küsida, miks ta nii veidralt on toiminud. Inimesed ei armasta mind iial ja mina ei armasta iial inimesi, mõtles Meeri. Ning mina ei saa kunagi nii lobiseda, nagu lobisevad Crawfordi lapsed. Need lobisevad, naeravad ja lärmitsevad alati. Ta mõtles leevikesele ning sellele, kuidas linnuke laulis justkui temale. Äkki meenus talle puulatv, kus lind oli istunud ning ta peatas järsku jalgteel. Arvan, et see puu oli saladuslikus aias. Usun kindlasti, see oli seal, ütles ta. Ümberringi on müür ja pole ühtki väravat. Ta sammus tagasi esimesse köögiviljaaeda, kus ta oli tulnud ning leidis seal vanamehe kaevamas. Meeri jäi vanamehe kõrvale seisma ja vaatles teda mõne hetke ükskõikselt, nagu tal kombeks. Vanamees ei pööranud talle mingit tähelepanu, nii et lõpuks Meeri kõnetas teda. Käisin teistes aedades, ütles ta. Keski pole sind keelanud, vastas vanamees pahuralt. Läksin viljapuaeda. Ei olnud ühtki koera uksel, kes oleks sind hammustanud, vastas vanamees. Seal polnud mingit väravat järgmisesse aeda, ütles Meeri. Missugusesse aeda? Küsis vanamees karmilt, peatades hetkeks kaevamise. Sellesse, mis asub teisel pool müüri, vastas Meeri. Seal on puid, nägin nende latvu. Punase rinnaga lind istus ühe puu otsas ja laulis. Meeri imestuseks muutis vana pahur ilmastikust karmiks muutunud nägu täielikult oma ilmet. Sinna laotus tasane naeratus ja aednik nägi välja sootuks teistsugune. Meeri mõtles, et on imelik, kuivõrd kenam näib inimene naeratades. Ta polnud sellele kunagi varem mõelnud. Aednik pöördus nüüd viljapuaia poole ja hakkas vilistama. See oli tasane pehme vile. Meeri ei suutnud aru saada, kuidas võis selline karm mees teha nii meelitavat häält. Kohe sündis midagi imelist. Õhus kuuldas pehmet, kerget lendamise kahinat ja punase rinnaga lind lendas nende juurde, asetudes mullakamakale aedniku jalgade lähedal. Siin ta on, kihistas vanamees. Siis kõnetas ta lindu, nagu räägiks lapsega. Kus sa oled olnud, sa ninakas väike kelm, küsis ta. Ma ei ole sind seni veel näinud. Kas oled nii varakult juba pesa ehitama hakanud? Oi, oled väga varajane. Lind kallutas oma tillukese pea ühele küljele ning vaatas üles aedniku poole oma õrna särava silmaga, mis sarnanes musta kastetilgaga. Ta paistis väga kodune ning polnud sugugi hirmunud. Hüppas ringi ning nokkis erksalt mullas, otsides teri ja putukaid. Meeri südames tekkis veider tunne, sest lind oli nii kena ja rõõmus ning näis nii inimese sarnane. Tal oli väike paks keha ja õrn nokk ning sihvakad haprad jalad. Kas ta tuleb alati, kui te teda kutsute? Küsis Meeri peaaegu sosinal. Jah, tuleb küll. Tundsin teda juba siis, kui ta hakkas vaevalt lendama. Ta tuli pesast välja teises aias ja kui ta esimest korda üle müüri lendas, siis oli veel nii nõrk, et ei saanud paari päeva jooksul tagasi lennata. Siis saimegi sõpradeks. Kui ta jälle üle müüri lendas, olid teised linnupojad pesast juba lahkunud ja ma oli üksi jäänud ja tuli tagasi minu juurde.
Mis lind see on? Küsis Meeri. Kas sa ei tea? See on punaseerinnaline leevik ja need on kõige sõbralikumad ja huvitavamad linnud. Nad on peaaegu niisama sõbralikud kui koerad. Tuleb ainult osata nendega ümber käia. Vaata, kus ta seal nokib ja vaatab ikka jälle ümber meie poole. Ta teab, et me temast räägime. Oli väga veider näha seda vanameest, kes vaatas väikest üsedat punaserinnalist lindu, nagu oleks ta linnukese üle uhke ning armastaks teda. Ta on edev, kihistas aednik. Talle meeldib, kui inimesed temast räägivad. Ja uudishimulik sa heldus. Pole ühtki teist nii uudishimulik olevust, kes ennast igale poole vahele segab. Ta tuleb alati vaatama, mida ma istutan. Ta oskab avastada igasuguseid asju, millega Sir Craven ennast kunagi ei vaeva. Ta on ikka peaaednik, tõepoolest. Leevike hüppas muldanokkide sagaralt ringi, peatus vahete vahel ning vaatas hetkeks nende otsa. Meerile näis, nagu oleksid linnu mustade kastetilkade sarnased silmad vaadelnud teda suure huviga. Paistis tõesti, nagu oleks lind avastanud temas kõik. Imelik tunne ta südames kasvas. Kuhu teised pojad lendasid? Küsis ta. Oi, kes neid teab? Vana linnupaar tõi nad pesust välja ja pani nad lendama ja enne kui aru saada on nad laiali lennanud. See siin oli kaval ja teadis, et ta on üksi. Meeri astus Leevikesele sammu lähemale ja vaatas talle väga tõsiselt otsa. Mina olen ka üksi, ütles ta. Ta polnud varem teadnud, et see on üks põhjusi, mis tekitab temast kibedust ja pahurust. Ta näis avastavat selle siis, kui Leevike vaatles teda ja tema vaatles Leevikest. Vana aednik lükkas mütsi oma paljal pealael tagasi ning vahtis Meerit terve minuti. Kas sina oled see väike tüdruk Indiast? Küsis ta. Meeri noogutas. Siis pole ime, et tunned end üksildasena. Saad tunda seda veel enam kui varemini, sõnas ta. Ta hakkas jälle kaevama, vajutades labida sügavale rammusasse mulda, kuna Leevike hüppes agaralt ringi. Mis on teie nimi? Küsis Meeri. Ben Weatherstaff, ütles mees, lisades siis tusase naeruga. Ka mina olen üksi, välja arvatud siis, kui tema on minuga, ning ta osutas pöidlaga Leevikesele. Tema on minu ainukene sõber. Mul pole üldse sõpru, vastas Meeri. Pole kunagi olnud. Mu aiah ei sallinud mind ja ma ei mänginud kunagi kellegagi. Yorkshire'i lastel on viisiks avaldada karmi avameelsusega oma arvamist ning vana Ben Weatherstaff oli Yorkshire'i nõmmelanik. Sina ja mina oleme kaunis sarnased, sõnas ta. Oleme kootud ühest ja samast koest. Meil pole kummalgi ilusat välimust ja me mõlemad oleme niisama hapud, nagu välja näeme. Meil mõlemal on ühesugune pahur iseloom, meil mõlemal, olen sellest kindel. See oli avameelselt öeldud ning Meeri Lennox pannud kunagi elus kuulnud tõtte enda kohta. Pärismaalastest teenijad kummardasid ja alistusid sul alati, ükskõik mis sa tegid. Meeri polnud kunagi palju mõelnud oma välimuse üle. Nüüd tundis ta huvi, kas ta on niisama inetu kui Ben Weatherstaff ning kas ta näeb välja niisama tige, nagu Ben Weatherstaff oli välja näinud enne, kui Leevike tuli. Äkki kuuldus ta läheduses nõrka heledat sirinet ja Meeri pöördus ümber. Ta seisis paari sammu kaugusel noorest õunapuust, mille oksale Leevik oli lennanud, lastes kuuldavale lühikese laulu. Milleks ta seda tegi? Küsis Meeri. Ta on otsustanud sinuga sõprus sobitada, vastas Ben. Võtku mind, tont, kui sa ei ole talle meeldima hakanud. Mina, lausus Meeri, sammus tasa väikese puu juurde ja vaatas üles. Kas tahad minuga sõbraks saada? Ütles ta Leevikesele, nagu räägiks inimesega. Kas tahad? Ning ta ei öelnud seda mitte oma karmi häälega ega ka käskivas indelikus kõneviisis,
Ta ütles seda nii pehmelt, igatsevalt ja meelitavalt, et Ben Weatherstaff oli niisama üllatunud, nagu oli enne olnud Mary, kui kuulis aedniku vilistavat. Tohoh, hüüdis vanamees. Sa ütlesid seda nii kenasti ja inimlikult, nagu ei olekski sa kuri vana naine, vaid tõeline laps. Sa ütlesid seda peaaegu niisama, nagu Dickon räägib oma metsloomadega nõmmel. Kas sa tunned Dickonit? Küsis Mary pöördudes kiiresti ringi. Kõik tunnevad teda. Dickon rändab igal pool. Isegi põldmurakad ja kanarbikukellukesed tunnevad teda. Jan Kihlet isegi rebased näitavad talle, kus asuvad nende urud ja lõokesed ei peida oma pesi tema eest. Mary oleks tahtnud veel mõndagi küsida. Ta tundis Dickoni vastu peaaegu niisama suurt huvi kui maha jäetud aia vastu. Ent just samal hetkel Leevike, kes oli oma laulu lõpetanud, raputas pisut tiibu, laotas need laiali ja lendas minema. Ta oli oma külaskäigu sooritanud ning nüüd oli tal muudki teha. Ta lendas üle müüri, hüüatas Mary linnule järele vaadates. Ta lendas viljapuaeda, nüüd lendas ta üle teise müüri, aeda, millel pole väravat. Ta elab seal, ütles vana Ben. Seal tuli ta munast välja. Kui ta hakkab pesa ehitama, siis lööb ta seal külge mõnele noorele leevikesema daamile, kes elab vanade roosipuude otsas. Roosipuude otsas, kordas Mary. Kas seal on siis roosipuid? Ben Weatherstaff haaras jälle labida ja hakkas kaevama. Oli 10 aasta eest, pomises ta. Tahaksin neid näha, ütles Mary. Kus on seal roheline värav? Kuskil peab ta ometi olema. Ben vajutas labida sügavale ja näis sama osavõtmatu nagu siis, kui Mary oli alguses teda näinud. Oli värav 10 aasta eest, kuid nüüd seda ei ole, vastas ta. Pole väravat, hüüdis Mary. Peab ometi olema. Mitte niisugust, mida igaüks võib leida ja millega igaühel on asja. Ära ole ninatark ja ära topi oma nina igale poole, kuhu ei ole põhjust minna. Nüüd pean ma oma tööga edasi minema. Mine ära mängima, mul pole enam aega. Ta peatas kohe kaevamise, viskas labida üle õla ning sammus minema, ilma et oleks isegi vaadanud Mary poole või head päeva öelnud. 4. peatükk sai läbi. Järgmise korrani.